Kell on nüüd 7:37 minutit ja tänast looma- ja uudiste blokki alustaks tsitaadiga Koit Toomelt. Kunagi tahaks purjetada ringi ümber maakera nagu Matvere ja Tätte. Kes ei tahaks? Loomulikult. Nii, aga loomaaias algas siis eelmine nädal tuletõrjeõppusega, testiti loomaaiatöötajate ja signalisatsioonisüsteemi valmisolekut ohuolukorrast teavitada ja teha koostööd päästetöötajatega. Kohale kihutanud Lilleküla päästekomando tuletõrjujad said harjutada tegutsemist loomapidamishoones. Nimelt pidid nad elevandimaja keldrisse peidetud inimese kujulise nuku suitsuses hoones ära päästma. Inimese kujuline nukk? Ja. Never seen before. Maailm on täis üllatusi. Esmaspäeval sündis tänavune teine talleke lakklammaste karja. Elevandimaja näriliste puuris nägi ilmavalgust tšintšiljapoeg. Poega kaitsev emasloom käib nüüd aeg-ajalt puurikaaslastest deegusid ja merisigu sakutamas, kui nood tema meelest pojale liiga lähedale satuvad. Elevandid said maiustada heki pügamisest ülejäänud kuuseokstega, mille lahked loomaajakülastajad koduaiast kohale tõid. Loomadele võib sööta siiski vaid maapiirkondadest toodud oksi, kuna linnas muudavad autode heitgaasid ja tahm-oksad söömiskõlbmatuks. Looma- ja veterinaarid tegid nahaprobleemide käes vaevlevale talli lumelambale rahustava süsti ja pesid teda spetsiaalse väävlit, tõrva ja salitsüülhapet sisaldava šampooniga. Kõlab nagu piibli lugu, kus on ka väävel ja tõrv igal pool. Soodom ja Gomorra. Põrgulammas. Põrgulammas, jah. 3 kuuseks saanud ja juba 7 kilo kaaluv Amuri leopardi kutsikas kiibistati ja talle tehti teine vaktsiinisüst. Järgmise nädala lõpul pääseb ta koos emaga suurde aedikusse külastajate ette toimetama. Neljapäeva hommikul 5:30 uudistasid looma- ja loomade varahommikusi tegemisi kogenud giidide juhtimisel Tallinna Looma- ja Sõprade Seltsi liikmed ja nende sõbrad Tartu Mänguasjamuuseumist, Matsalu looduskaitsealalt ja mujaltki kokku üle 100 inimese. Looma- ja haljastajad abistavad sel ja järgmisel nädalal vabatahtlikud Koreast, Hispaaniast, Iisraelist, Rootsist, Tšehhist ja Kanadast. Nad rohivad lillepeenraid ja tassivad liiva eelmisel nädalal avatud uutesse väikeste kaslaste puuridesse. Nemad on pärit siis meil erinevatest kohtadest, nii et kes soovib loomaaias näha siis elusat kanadalast, tšehhi, rootslast, juuti ja hispaanlast ning mõnda korealast, käige loomaaiast kindlasti läbi. Neid võib toita? Neid ei tohi toita täpselt samamoodi, peab lihtsalt rahulikult vaatama, kus nad siis rohivad ja veavad liiva. Koššersöögiga on... Koššerliiva. Nii, loomaaia talitaja Valencia loomade rehabilitatsioonikeskusest Hispaaniast on meil ka siis külas ja teda võib süüa. See keskus on hätta sattunud metsloomade abistamise kõrval plaaninud käima lükata ka ohustatud loomaliikide pidamise programmi. Väga tubli. Ei või sööta. Keda võib? Mati Kaalu. Talle võib viia vorsti. Kas seda kassiiri, kes on miletil, selle võib võileiva talle võib võileiva viia ainult siis, kui on ise küpsetatud kotlet võileiva vahel. 2010. aasta suvel Tallinna loomaaias läbi viidud külastajauuring näitas loomaaia külastajate positiivset suhtumist loomaaeda. Märkimisväärne oli ka tõik, et külastajaskonnast 65% olid pärit väljaspoolt Tallinna, mis näitab loomaaia suurt olulisust kogu Eesti elanikkonna. Absoluutselt, nii et kogu toetused, mis Tallinna linn või Eesti Vabariik võttis ära loomaajalt, palun andke see raha tagasi neile, seda on vaja. Seda on absoluutselt vaja. Me kuulame ühe lugulaulu veel ja siis lähme loomade söötmise ja Mati Kaaluga edasi, sest tänases Õhtulehes on ka nendest kõikidest üks uudis. Läheme edasi mõnes mõttes loomaaia uudistega, sellepärast, et Annelinnas Mõisavahe tänaval elab üks naisterahvas 5-korrulises majas ja temal on lausa sükene miniloomaed seal. Tal on sisalikud, tal on piraajad, tal on eksootilised prussakad, aga mille pärast ta ajalehes on see, et tal on suur puamadu ja naabrite väitetel on tal neid puamadust kokku hoopis 4. Ja vähema puamadude arvuga oleks ju kodus igav. Ja miks ta siin ajalehes on sellepärast, et väidetavalt söödab ta oma puamadu kassipoegadega. Nii. Ja tundub väga õudne igatpidi, et no aga kus on need kassipojad siis pannud? Ja ongi, tema ütleb ka, et kas on siis parem, et kui need kassipojad siis uputatakse või on nad siis tänaval. Ja selle peale ütleb ka Mati Kaal, et temale kui bioloogile ei ole vahet,
kas maole pakutav elukas on küülik või kass. Eks inimene on endale võtnud jumala rolli ja on ise kõige suurem loomade sööja. Ja paljud, ütleme siis maainimesed, kellel on palju kassipoegi, nemad on väga tänulikud igatpidi ja küsitakse ka seaduse kohta, et mis mõttes nüüd siis niimoodi kasse siis nüüd söödetakse, et küülik on nagu niisugune okei, tundub nagu kõigile. Rotti võib sööta. Rotti võib, aga miks siis kass ei või? Aga siin on niisugune väikene nõks on see, et kass on nii-öelda kiskja ja tema nii alla ei anna, tema hakkab vastu võitlema ja et ta füüsilisi ja vaimseid kannatusi valmistamata ära söödaks, selleks peaks ta ennem hukkama. Aga see on keelatud. Nii et niisugune väga keeruline teema. Ja ega siin lõpus mingit lahendust ei olegi. On olemas niisugune asi nagu MTÜ Kassiabi, kelle juhatuse esimees Reet Allikvere ütleb, et looduse toiduahelas ei ole kass mao saakloomaks ning et kassid on välja kujunud eriline side inimesega. Sellepärast ei tohiks neile kasse anda. Päris rets. Ma mõtlesin, et see kassiabi on siis see koht, kui sul on endal kodus mõned puamaod ja tahaks ka nendele süüa anda, et siis saab sealt väikesed kassipoegi võtta. MTÜ kassiabi, eks ju. Näed, ega vaat, kus inimene siis esimese mõtte pealt otsustab täiesti valesti teinekord. Aga ikkagi, kui see on isegi seadusega lubatud ja igatpidi ongi side, siis ikkagi imelik kassi anda või isegi kui neid kasse nagu väga palju, siis nagu kuidagi mina ei tea. Ikkagi vale on see. On see vale, aga kui rott anda on õige? Rott on niisugune halb loom. Milles on süüdi siis väike vaene laborirott, kes on kasvanud üles täiestis tehislikest tingimustes? Laborirotid on väga targad loomad. Aga just niisugune, kes... Aga kas väga tarka laborirotti võib anda puamadule? Ei. Ei tohi, jah. Keda võib siis vaesele puamaole süüa anda, et nälgas? Väikseid hirvepoegi, kitsekesi? Ei. Just rotte. Need, kes on nagu kahjurrotid. Aga konni? No selliseid konniga tõesti konni väga vähe viimasel ajal. Teadupärast kahjurrotid võivad olla kahjulike pisikutega nakkunud ja nii jääb sinu puamadu haigeks ja sureb ära. Kas seda me siis tahame? Puamaal on väga kõva immuunsussüsteem, et selles mõttes, et väike mingi rotipisik teda ei heiduta. Oled sa kindel selles? Minul on hoopis tekkis nagu selline küsimus, et minu meelest kas puamadu ei ole selline, et kes sööb mingi ühe asja ära, siis ta mingi kuu aega on lebos. No ta sööbki ühe kassipoja, on kuu aega rahulikult lebos. Tal pidi järjekord olema kassipoegade ukse taga. No tal on 4 madu. No 4 kassi, poega... 6. No ma saan nagu, kus see järjekord tekib siis? No eks inimesed tahavad ikka tuua, kuna on tegu siis kena naisterahvaga, kes ilusti lahkelt alati kassipoed vastu võtab, siis selge see, et tekib ukse taha järjekord. Alati on ju hea ära anda oma loomad. Igatahes, kellel on midagi muud sööki üle kodus välja arvatud kasse, siis viige need puamaole.